Tere õhtust sulle. Tulen korraks eetrisse oma hämarast toast. Käisin just koeraga väljas. Praegu on siuke mõnus soojus sees. Põsed võib-olla kergelt jahedad. Selline märg, niiske kevadilm, kuigi vahepeal tundus, et on juba täitsa selline sügisene veel. Aga sellest ma ei tahtnud sulle rääkida, see oli nagu sissejuhatus ainult. See eetrisse tulek mõlkus mul juba tegelikult lõuna ajal mõttes. Ma sain aru, et tahan sulle jagada ja lihtsalt tulid toimetused vahele, piisavalt palju oli neid, et jäi tollel hetkel video tegemata. Praegu on see hetk, kus ma olen üksi kodus oma kasukatega, oma koera ja kassiga ja siis ma saan rääkida, saan jagada. Ja tahtsin jagada sulle ühte lugu, mida minu meel mulle rääkis. See meelelugu oli selline peidetud. See jooksis alateadlikult, ehk siis see jooksis kuskil taustal, kuigi ma üritasin igat viisi oma elu muuta, oma elu paremaks saada, tunda ennast paremini, tunda rõõmu endast ja elust ja kõigest sellest, mida ma teen, siis tegelesin emotsioonide lahustamise ja kõige muuga, aga ikkagi kogu aeg nagu taustal midagi toimus ja mingitel hetkedel hakkasin kogema sellist depressioonilaadset tunnet enda sees, kus mingid lood käisid, et a la, et ma vihkan oma meest, ma vihkan neid kogemusi, mida ma saan, ma vihkan oma elu. Ja siis nagu mulle maandus sisse ära, et oota. Aga see on ju ego lugu, see on mingisugune ego viis hoida mind nagu nii-öelda lõksus või siis võib-olla ma sõnastan selle paremini, et hoida tagasi mind ennast muutmast. Ehk et kuidas ma sulle seda sõnastan? Ma rääkisin enda sees alateadlikult, et ma ei ole seda elu elamist väärt või mu elu ei ole elamist väärt, see on õige lause, mu elu ei ole elamist väärt. Ja see jooksis taustal. Ja see oli see, millega minu ego hoidis mind tagasi loomast midagi üliägedat, midagi sellist, mis tõesti nagu avardaks veel minu maailma, minu elu, minu olek muutuks ju nii totaalselt siis, kui ma avarduksin. Ja siis, kui mul see taipamine tuli, siis see oli nagu niuke plinn, et mu keha hakkas vabastama seda uskumist, millest ma nagu üldse teadlik ei olnud, mis jooksis kuskil taustal ja see oli nagu nii äge, kuidas mu keha lihtsalt puhastus ja pilt läks järjest selgemaks, olek läks järjest puhtamaks, et ühel hetkel ma tundsin, et vau, kehas on kergus ja selline, ma isegi tunnen, et ma saan naerda või et ma võin õnnelik olla ja seal ei olnud nagu mingisugust ülemäära sellist, et eufooriat või et, aga ma tundsin lihtsalt seda mõnusat olekut. Seal oli, ma saaksin sulle võib-olla öelda, et see oli nagu neutraalne või pigem neutraalsem, aga samas see oli nagu selline rahu, et kehasse nagu maandus midagi ära
ja siis see juhtus nagu ikka, kui ma kõnnin koeraga, siis mul energia hästi liigub, ma saan hästi ühendust endaga, kõrgema teadvusega, vaimude, kelle iganes ma suhelda soovin sel hetkel. Ma saan ligi enda teemadele selles mõttes, et kuidagi lihtsam on, kui lihtsalt kuskil nurgas istuda, kuigi ka siis töötab see. Aga jaa, siis ma kõndisin koeraga ja siis ma haigutasin mingi pool tundi ja need haigutused olid nagu nii intensiivsed, sellised, et hästi suured lõuad lahti ja haigutad nagu lõputult. Noh, jah, maal seda tehes koer kõigutab mu jalga, mul on ma toetan oma telefoni oma jala peale, koer hakkas mu jalga lakkuma. Et maal oli nagu selles suhtes lihtsam küla vahel käia, aga linnas ma otsustasin ka ära, et vahet ei ole, et mina tahan enda olekut muuta ja kui see muutub või mingi asi nähtavaks tuleb, siis ma lihtsalt kogen seda ära. Ja ütleme niimoodi, et vahest on veel selline tunne, et mida keegi teine arvab, aga pigem on see, et ma jõuan järjest rohkem sellesse hetke, et aga see on minu elu ja kui ma elan teiste järgi, mida keegi arvab, kui ma nüüd haigutan või kui ma nüüd köhin, läkastan või öögin, kui ma tegelen mingisuguse vabastamisega, siis ei ole see kellegi asi lihtsalt. Ma lihtsalt teen. Ja kui keegi peaks appi tõttama, siis minuga on kõik korras. Ma saan seda talle öelda. Nii et mul seoses sellega tuli meelde see, et kunagi sõbrannaga sattusime Viljandis lossivaremetesse ja ma saan aru, et meid mingisugune energia juhatas sinna, mingi tegelane, ja me pidime siis seal aitama kinni jäänud hingi ära ja see oli see aeg, kus me alles õppisime seda olemist sellena, kellel on mingisugused võimed või et me saame midagi teha. Ja siis me vist veetsime 2 tundi seal ja me käisime ringi ja kogu aeg tegid midagi ära ja siis vaatasid, et ikka ei saa ära minna, ikka pead siin olema. Ja siis me mõtlesime ka, et kui keegi hakkab küsima, et mida te teete, siis me mõtleme, et me harjutame selgeltnägijate tuleprooviks. Aga õnneks keegi küsima ei tulnud ja siis Kiisu möllab teises toas. Ühesõnaga, õnneks keegi ei tulnud midagi küsima ja saime lõpuks sealt ära minna, sest et ühel hetkel tuli see luba, et jah, nüüd võib minna. Et see seiklus oli ka vot. Aga miks ma selle video tegin, oligi see, et ma tahtsin sulle näidata, kuidas mingisugusest enda kogemusest, kuidas meie ego siis või meie meel suudab meid nii ära trikitada, nii et me ei saa arugi sellest, midagi kuskil taustal tiksub, me tahame muutust, aga me ei saa seda muutust luua sellepärast, et me ei näe ära tegelikult, mis meid kinni hoiab. Ja see on nagu nii oluline, et saada tagasi see ühendus endaga, et hakata nägema neid asju, mis enda sees toimuvad, iseennast nägema. Sest et väga paljudel minu klientidel põhiprobleem on see, et mitte see, et kuidas neil mingisugused asjad on vaja paika saada, vaid et see, et nad ei näe ennast, nad ei julge isegi vaadata või ei taha või seal ongi mingisugune ego lugu ka taga. Et mul endal on see samamoodi olnud, kus mul ego trikitab mind olema väikene, ehk see on siis see, mis mu meelega meeles kuskil alateadlikult jookseb, et et ma olen väeti ja nii edasi ja selle abil ma lihtsalt alateadlikult soovisin teiste armastust selle asemel, et võtta nagu enda jõud tagasi endale, enda vägi, puhastada ära need mingisugused uskumused, ma ei tea, tuua nähtavaks mustrid ja programmid, mis mu sees jooksevad, on ju. Ja olla oma väes ja pakkuda iseendale seda armastust, olla oma keskmes ja siin see südameruum, armastuse ruum on siin. Ja seda inimesed ei vali ja väga paljud veel naeravad selle peale, et mingisugune armastuse ruumist või südame keskmeses või enda keskmes olekust, et kes sa oled selline, see on jälle mingi esoteerika või mingisugune
pseudo selliseid, ma olen küll selliseid hinnanguid kuulnud, aga see ei olegi hetkel oluline. Las nad räägivad. Nii. Selle video põhjuseks on tegelikult veel ka see, et järgmisel kuul, aprilli lõpus on mul tähenaiste retriit, kus ongi juhatus luua või taas avada enda jaoks see armastuse ruum, kus sa lihtsalt koged ennast, koged seda, ma tahaks nii öelda, seda universumit või seda enda teadvust, enda olekut, mis muutub maailmas tõeseks. Sellised laused tulevad. Naised, kes valivad ennast näha, saavad teadvuse olekust teadlikuks. Ma lihtsalt praegu võtan neid sõnu, mis tulevad ülevalt alla. Et see tähenaiste ruum on alati olnud täpselt selline, nagu inimesed loovad. Kui palju sa oled avatud sellele, mida sa tegelikult saaksid vastu võtta, kui palju sa oled vastupanus ja mida sa tegelikult nagu endast eemale lükkad. Kõik see on võimalik nähtavaks tuua ja seda see ruum teebki seekord. Iga kord on seal oma ülesanne, seekord on see, et äratada üles ennast, enda armastuse ruumi uuesti tagasi tulla, näha enda elu, ennast, maailma teistmoodi, olla ühenduses kõigega ja ilma ühegi hinnangut andmata. See nagu ma praegu nagu lähen sellesse energiasse ja sellesse vibe'i, siis ma tunnen, kuidas ma nagu lähen hästi-hästi intensiivseks. Ma näen, kuidas mu energia lihtsalt hakkab laienema, selline vibe läheb hästi intensiivseks. Ja see on see koht, mis loob. Sest et väga paljud naised saavad sellest puudutatud, saavad ka mehed, sest mulle on kirjutanud mehed, nad ütlevad, et sa tegeled küll naiste teemadega, aga tead, see puudutab mind ka ja see nii ongi. Sest ei ole tegelikult vahet. Inimesena on vahe jaa, aga see olek, see, kes sa oled, see teadvus, midagi suuremat on ju hing. Seal ei ole ju sugu. Aga see sündmus on minu jaoks konkreetselt naistele, sellepärast et mul on lihtsam töötada naistega. Ja täna ma tean, miks see nii on. See ei ole praegu selle video teema, aga lihtsalt kuula seda ja tunneta. Tähenaised, kas see on sind kõnetanud, kas sa julged seda valida, kas sa saad seda valida, kas sa tahad seda valida. Vaata, kas see tõmbab sind, kui see sind tõmbab, siis on see sulle. Kui see on sulle jumalast ükskõik, siis lihtsalt lase see oma kõrvust mööda ja tea, et see ei ole sulle. Ja seda ei olegi vaja ja see ei olegi oluline, on ju. Lase minna sellel ja võta vastu see, mis sind tõmbab. 26. 27. aprill Truutal Valgamaal. Väga nunnu koht peaks olema, ma ise ei ole seal käinud, aga ma tean inimesi, kes on seal käinud ja ma olen neid pilte näinud ja ma loen energeetikat. Tuli juhatus sinna luua. Märtsi lõpuni on veel soodushind. Sa saad, sündmuses on kõik lingid olemas, sa saad Fienta kaudu osta endale selle osaluse. Mina igal juhul järjest rohkem lähen nüüd sügavuti sellesse energiasse, mis seal on. Sellepärast, et ka minul on juhatus endas midagi ära muuta, et ma saaksin veel jõulisemalt, veel intensiivsemalt iseendas ja teistes luua seda muutust, mis ärataks. Aga lõplikult muutuse valid ikka sina ise. Kui sa ei ole avatud, sa ei võta seda vastu, siis ei toimu ka mitte midagi, sest sul on vastupanu sellele. Aga kui sa oled avatud, sa ütled jah sellele, et jaa, ma tahan midagi muud kogeda siin elus kui ainult inimene. Kui ainult see, et on 8-5 tööpäev, kodupere ja lapsed ja siis võib-olla mingisugused väljasõidud. Et ma tahan aru saada sellest maailmast, mis tegelikult minu ümber toimub.
see, mida ma ei näe, see võib-olla, mida ma nii väga veel ei tunne, aga ma olen aru saanud, et on mingisugused impulsid kuskil ja ma olen võib-olla korraks kogenud neid, aga ma tahan veel rohkem sellest aru saada, ma tahan veel rohkem seda tunda. Kui see sind tõmbab, siis on sinu koht seal olla. Ja kui sa arvad, et seda on liiga palju, siis aga sa tahaksid ikkagi veel rohkem ennast näha, et keegi peegeldaks sulle sind, et keegi ütleks sulle, mis on see, mis sinuga toimub, mis on see, kuhu sa tahaksid veel sügavamalt vaadata koos minuga näiteks. Mis on see, mis puudutab sind nii sügavalt, et sa valid teha otsuse, et mina olen see, sina ise siis, sina oled see, kes astub järgmise sammu oma puhtamasse olekusse, et ärgata millekski enamaks. Ja selle lausega ma selle video lõpetan, et ehk siis ma lisan siia sellele videole lingi, kus sa saad ligipääsu Fientasse, sündmuse lingi siis. Ja kui sa tahad minuga sessiooni, siis seda on võimalik kas online'is või siis päriselu kohtumine Tartus. Samamoodi siis kirjuta mulle. Parem oleks, kui sa kirjutaks mulle meili peale, aga Messengeris on ka okei. Ja enda müümine on minu jaoks olnud üliraske ja ma näen, et see tekitab minus selle koha, kus tahaks peitu pugeda praegu. Kui ma rääkisin tähenaistist ja kõigest muust, siis see nagu oli nii mõnus voog, aga kui ma ütlen, et tule mu vastuvõtule, siis ma tõesti nagu tunnen, kuidas seest tõmbab väiksemaks. Tahaks ära peita ennast sinu eest, aga ma olen otsustanud, et see ei ole see, et see ei ole päris mina, kes niimoodi teeb. Ja ma lähen siis puhastan ära selle, ehk siis ma kogen ära selle, mis minu sees toimub. Nii et mis iganes hetkel sa seda videot vaatad, naudi oma õhtupäeva, hommikut või ööd. Ja kui sa tahad minuga kohtuda kus iganes ruumis, siis ma usun, et sa lood alati selle võimaluse. Tšau!